Tõuseme vana nagisevat puutreppi mööda üles konsistooriumi teisel korrusele. Käänakul peatudes on meil võimalik näha ka mõrvatud ja repressioonides hukkunud ELK pastorite mälestustahvlit. Nagu näete, on nimekiri päris pikk. Siit edasi aga läheme edasi elavate ilma. Avame ukse konsistooriumi istungisaali ja näeme ajaloolisi maale kõikidest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskoppidest. Jakob Kukk, Ugo Bernald Rahamägi, Juhan Kõpp, Jaan Kiivit seenior, Alfred Tooming, Edgar Hark, Kuno Pajula, Jaan Kiivit, Einar Soone, Andres Põder ja siit edasi läheme tänase Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma kabinetti, et temalt võtta eksklusiivintervjuu. Tere hommikust! Tere hommikust! Peapiiskop Urmas Viilma on nüüd juba aasta selles kabinetis olnud. Kas seda aastat oleks võimalik kuidagi moodi ka iseloomustada? Mis on olnud tähtis, mis on olnud meeldiv, hea? See aasta ja mõni kuu isegi peale on olnud päris intensiivne. Väga palju kohtumisi, väga palju inimestega kokkupuutumist ja foon iseenesest on positiivne. Aga loomulikult on siin ju olnud teemasid, mis on vajanud rohkem süvenemist ja mis on olnud väljakutseks. Kindlasti kõik, mis seotud ka rändekriisiga ja kiriku roll selles, ka avalikkusega suhtlemine, ka kiriku sisse sõnumite andmine. Loomulikult Narva Aleksandri koguduse pankrotiga seonduvad teemad. Need on olnud asjad, mis on ka väljapoole paistnud, aga meie oma kiriku küsimused ju ka, et kiriku koht ühiskonnas üleüldse, muutub roll olukorras, kus maapiirkonnad tühjenevad, maakogudused jäävad veel väiksemaks, kui nad on olnud. Samal ajal oleme me võtnud seisukoha, et me ei lahku maalt, me oleme igal pool seal, kus on inimesed. Aga kui me maalt ressursse ümber ei tõsta sinna, kus on inimesed, kuhu inimesed on suundunud, siis tuleb leida ressursse juurde, et avada uusi kogudusi ja tegeleda nende küsimustega. Nii et ka Mustamäe kiriku rajamise küsimus, Saku koguduse tegevus ja kiriku rajamise küsimus. Lasnamäel on väikene grupp inimesi, kes soovib oma kogudust luua. Ka need küsimused on olnud päevakorras. Ja ka kiriku sees meil on ka nüüd kiriku enda haldusjaotus sellisesse muutumisfaasi jõudmas tänu sellele, et meil on ka piiskop ametis enam kui varem ja on Eesti jagatud mitmesse piirkonda, kus siis piiskopid tegutsevad. Lõunapiirkond, läänepiirkond, põhjapiirkond ja lisaks on meil suhted ju meie diasporaaga, meie välis-Eesti kogukonnaga, nii et need on olnud nüüd markeeritult need küsimused, millega olen pidanud tegelema, aga palju suurem väljakutse ja võib-olla järgmistesse aastatesse jõudvad teemad on seotud meie arengukavaga, meie strateegiaga, milline me tahame kirikuna olla. Kas me oleme sellised, nagu me oleme ja me oleme sellega rahul või näeme me endas kirikuna ja ka kohtadel kogudustena hoopis pisut teist rolli, kui võib-olla praegu me harjunud oleme. Silma on torganud ka see, et väga kõvasti on nagu arenenud välissuhted ja nii sinu isiklik roll selles kui ka assessor Kadri Põderi roll on minu meelest oluliselt kasvanud võrreldes varasemate perioodidega.
ja teistpidi ka igasugune avalikkusega suhtlemine ei ole sugugi mitte olnud harjumuspärane, et peapiiskop on lausa mitmes päevalehes järjestikku terve leheküljega oma mõtteid jagamas. Meie kiriku välissuhted on tegelikult olnud päris aktiivsed kogu aeg, aga lähtuvalt sellest, millised on meie võtmeisikute keeleoskused, on ka olnud see fokusseeritus. Ja kuna mina olen peamiselt inglise keelt kõnelev võõrkeelena, siis on suhted Luterlikus Maailmaliidus, Kirikute Maailmanõukogus, samamoodi assessor Kadri Elisabeth Põder, kes on Luterlikus Maailmaliidus aktiivne. Meie diakoonia valdkond on just koostöös Luterliku Maailmaliiduga saanud sellist uut hoogu ka meie noorte ja laste töö. Et tõepoolest see väikene muutus on toimunud rõhuasetustes. Et varasemad põlvkonnad peapiiskopi keskendusid rohkem saksakeelsele kultuuriruumile ja saksa kirikute partnerlusele. Ka need on endiselt olemas ja me jätkame. Aga eks kogu maailm muutub omamoodi väiksemaks. Mis tähendab seda, et see, mis toimub teisel pool maakera, on meile kohe hetke pärast teada. Ja samamoodi on võimalik ka omalt poolt anda omapoolne sisend või seisukoht küsimustes, mis kuskil on põletamas, näiteks keset Euroopat ka seesama rändeteema või et meil on võimalus oma sisend anda. Ja kuigi me oleme väga väikene kirik, tundub mulle, et me oleme oikumeenistes ja rahvusvahelistes suhetes väga aktiivsed ja täiesti võrdväärsed suurte kirikutega, on need siis Skandinaavia või Saksamaa kirikud. Ja meid võetakse võrdsetena ja see on minu meelest väga oluline. Ning kui rääkida sellest avalikkusega suhtlemisest, siis mulle tundub, et kirik peab teenima kogu rahvast, kogu kogukonda, mis tähendab seda, et meie sõnum peab jõudma ka kõigi inimesteni ja loomulikult avalik meedia, ka ilmalik meedia aitab seda sõnumit edastada, mis pärast ei ole ma sugugi läinud krampi meediaga suhtlemisel, vaid püüdnud olla avatud ja aus ka probleemsete küsimuste siis arutelul. Mandri-Euroopa on nüüd koondumas seoses ka Inglismaa selle suvise otsusega eralduda Euroopa Liidust. Kas ka tegelikkuses nii läheb, seda on täna võib-olla vara veel öelda, aga kahtlemata tendents selle poole on. Huvitav, mida see tähendab meie kogudustele Inglismaa kultuuriruumis ja ka meie suhetel Anglikani kirikuga. Jah, meil on juba paarkümmend aastat aktiivsed suhted, tegelikult ajalukku minnes juba 80 aastat on meil suhted Anglikani kirikuga, just meie Luteri kirikul Eestis. Ma usun, et Brexit, kui see peaks teostuma lõpuni, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, ei mõjuta küll neid suhteid. Me saime kohe samal päeval, kui hääletustulemused selgusid, ka kirja Anglikani kirikust, mis oli saadetud siis kõigile partnerkirikutele, kus nad kinnitasid, et olgu tulemus mis tahes, siis Inglismaa poolt vaadates või Anglikani kiriku poolt vaadates, nemad ei näe, et suhted kuidagi peaksid jahenema või sellest muutuma. Ja ma usun ka, et seda muutust ei ole. Teine asi on muidugi see, et Inglismaal on ka ajalooliselt olnud Eesti kogukond, pärast teist maailmasõda sinna lahkunud kogukond ja lisaks nüüd viimasel 15-20 aastal sinna läinud uus põlvkond eestlasi. Ja meil on ikkagi vastutus ka jälgida nende inimeste kiriklikku teenimist ja selle eest ka vastutada. Vähemalt me tajume seda vastutust. Ja see võib osutuda võib-olla pisut keerulisemaks, aga need on sellised asjad, millest ei maksa
hakata etteruttavalt rääkima, enne kui me ei tea, kuidas need asjad täpselt välja kujunevad. Need on rohkem sellised organisatoorsed küsimused ja diplomaatilised küsimused, aga ka igasugused poliitilised otsused, mida erinevates piirkondades, erinevatel kontinentidel tehakse, peaks kristlikku ühtsust kui sellist nii ideaali kui praktikana ometigi vähendama. Tegelikult on kirik sageli sellistes vastuolulistes kontekstides olnud tugevam kui väga rahulikus ja stabiilses olukorras. Jah, selle Brexiti valimistulemuste või hääletustulemuste teadasaamise päeval toimus just Maailma Kirikute Nõukogu Keskkomitee Norras, millest ka ise osa võtsin ja loomulikult seal mõjutas see kohe seda meelsust, kui tulemused teada saadi ja seal ka kohe formeeriti ühine deklaratsioon, kus Maailma Kirikute Nõukogu liidab endas peaaegu kõiki ortodoksi kirikuid või õigeusu kirikuid ja lisaks protestantlikud kirikud, katoliku kirik on vaatleja, mis tähendab seda, et ikkagi suur osa maailma kristlaskonnast oli seal esindatud oma delegaatide kaudu ja seal ka sõnastati deklaratsioon, mis just keskendus sellele, mida sa just ütlesid, et hoolimata sellest, millised on need muutused ka Brexiti puhul ei tohiks see kuidagi vähendada meie osadust või vastupidi, sellised väljakutsed peaks seda osadust kinnitama ja tugevdama. See on nii kummaline, kuidas kirikus on tasakaalustumas igas ajaperioodis mõnevõrra erinevalt. See, mis on igavene ja millel me püsime ja see, mida me peame inimsuhetes iga päev muutuvas maailmas oluliseks ja mida me peame ka tegude kaudu tõestama. Samas, kui ei oleks seda igavikulist põhja, siis tõepoolest ei oleks ka kirikut, aga teistpidi, kui kirik ei oleks aktiivne sotsiaalselt nende inimeste hulgas, kelle keskel ta elab, kelle saatust ta jagab, kelle elusid ta jagab, siis ei oleks samamoodi see enam kristlik kirik. Jah, vahel eriti käies väljas Eestist ja osaledes selliste osaduskondade ühistel koosviibimistel või konverentsidel, seminaridel, koolitustel, siis ma natukene muretsen meie kiriku pärast küll, et me tegeleme liiga palju iseenesega, oma organisatsiooniga, oma enda ellujäämisega, oma tõestamisega. See võib olla nii koguduseti kui ka kirik ise. See on ka mõistetav, eks inimene, kellel on endal probleemid või ka toimetuleku probleemid, kui me nüüd tuleme niimoodi inimesse ellu, tal on raske hakata aitama teist või märgata teist nii kaua, kuni ta iseenesega tegeleb. Aga vahel tuleb see väljakutse vastu võtta, tuleb nagu ületada see kramp ja meie kirik on Eestis ka tegelenud viimasel 20 aastal liiga palju iseenesega ja oma enda eksistentsiga. Me peaksime nägema ennast osana kogu ühiskonnast ja tegelikult teebki meid rahvakirikuks mitte see, et Luteri kirikusse peaks kuuluma kogu rahvas, nagu me oleme seda mudelit varem tõlgendanud ja me näeme, et see on Põhjamaades nii, vaid meid teeb rahvakirikuks see, kui me teenime kogu rahvast. Ja seda nii kirikuna kui ka koguduste tasandil. Et Eesti Evangeelne Luterlik kirik on kogu Eestit võrgustikuna kattev institutsioon ja ei ole nii-öelda valget laiku, ei ole küla, kus ei peaks Luteri kirik inimesi vaemulikult teenima ja kiriklikult teenima. Mis tähendab seda, et isegi kui selles külas ei ole enam ühtegi selle konkreetse kihelkonna kirikusse või kogudusse kuuluvat liiget, peab seda küla siiski see vaimulik teenima ja neid inimesi ka, kes seal elavad. Ja see ongi see rahvakiriku mõõde minu meelest tänapäeval. Absoluutselt.
kirik peab olema kättesaadav ja kirik ei saa olla iseenda jaoks, nii nagu tegelikult ka see teine suur konstruktsioon, mille me oleme loonud ehk Eesti riik, ei saa ka olla iseenda jaoks, vaid nende inimeste jaoks, kes meiega ühes ruumis, ma isegi ei taha öelda territooriumil, vaid ühes ruumis, mille me peame suuresti ka vaimsusega täitma, elavad ja saatusi jagavad. See paneb mind mõtlema ka hingehoiu teemadele ja sellele, et kui sa ütlesid, et inimesel, kes on ise parajasti toimetuleku raskustes, on keeruline teist aidata. Samas on selles ka väga positiivne pool, et see inimene võib mõista teist palju paremini, eriti samasuguste murede ja probleemidega. Ja ma ikkagi kaldun arvama, et üldinimlikud mured ja probleemid on meie maal elavatel inimestel üsna ühesugused. Ja mitte ainult selle Eestimaal, vaid ka maal planeedi mõttes, mis siis, et kultuurilised erinevused on vaieldamatult märkimisväärsed. Inimene on ikkagi inimene ja peab üha enam inimeseks saama. Ja selleks, et ta seda saaks, peaks kirik vastama tema nii vaimulikele, hingelistele, ihulistele kui ka sotsiaalsetele ja poliitilistele ja muudele vajadustele. Ja ega mul ei olegi midagi sulle lisada, kui kinnitada seda, et see, mis sa ütled, on nii ja kirik peaks sellega tegelema. Võib-olla ma täpsustan siis seda, mida ma pidasin silmas selle iseenesega tegelemise all. On kindlasti üks päris keeruline küsimus, mida ei ole me suutnud siiamaani lahendada ja mis on hoidnud meie mõtted ja meie energia kogu aeg enda küljes. Ja see on ikkagi ajalooline vara, või ütleme siis ajaloolised kirikuhooned. Iseenesest, kui me suudaksime ennast vabastada sellest ahelast konkreetse kirikuhoone, olgu ta kui vana tahes, ja koguduse tegelike ülesannete vahel, kui see ahel läbi lüüa, siis me näeme, et me vabaneme teatud koormast. See ei tähenda seda, et me ei tohiks või ei peaks oma ajaloolisele kinnisvarale tähelepanu pöörama. Aga see tähendab seda, et me peaksime prioriteetides tegema muutuse. Ehk siis inimene peaks olema esimesel kohal ja seejärel see hoone kui selline. Kui ma rääkisin, et me oleme tegelenud rohkem iseenesega, siis see ongi olnud justkui kinni olemine nende hoonete küljes ja väga palju panustamine sinna. Ja samal ajal on jäänud inimesed, selle sama kogukonna liikmeskond jäänud võib-olla vähem tähelepanu välja. Ja see on koht, kus me võib-olla ootaksime rohkem riigi abi, sest ega need kirikud ei ole kunagi ehitatud koguduse liikmete vahenditest. Tegemist on olnud enamasti patroonidega, on need siis olnud mõisnikud, maaomanikud. Ja kui me täna küsime, kes on nende mõisnike, maaomanike, patroonide järeltulijad või õigusjärglased, siis me näeme, et tegelikult on tegemist enamasti kohaliku omavalitsusega või lõpuks siis riigiga, kes neid samu funktsioone on üle võtnud, aga mitte enam nende ajaloolise kinnisvara eest hoolitsemist sellises mahus ja see on jäänud siis nende koguduse liikmeskonna õlgadele ja vaimulikud on pidanud oma energiast väga palju suunama sellele, et kirikutorne ehitada ja parandada. Samal ajal on jäänud kodukülastused toimumata või kohalikku vanadekodusse või lasteaeda või kooli sisse astumata. Ja miks mitte ka volikogusse, kus tehakse olulisi otsuseid nende samade inimeste pärast. Ma tahaksin öelda, et minule tundub, et see, mida sa praegu rääkisid, väljendab sügavat ja tervet vastutustunnet. Ja ma isegi ei vastandaks hooneid ja inimesi, sest me vastutame mõlema eest. Aga selles vastutuses võib olla nihestatus ühe või teise kasuks. Me vastutame hoonete eest sellepärast, et keegi teine seda vastutust ei ole võtnud. Nii lihtne see on. Aga inimeste pärast vastutame me olemuslikult, olles ise ka inimesed. Ja olles selle järel siis ka preestrid, vaimulikud, piiskopid ja kiriklikud struktuurid, mis on moodustatud samuti nende inimeste teenimiseks. Et kui sellist mõtlemisest toimuvat nihet saaks esile kutsuda ka väljaspool kirikut,
et ajalooliste väärtuste ja kultuuriliste väärtuste säilitamine ei ole filharmoonia küsimus või muinsuskaitse küsimus või kiriku küsimus, vaid see on meie ühine vastutus. Ja kui me inimestena, kes on erinevatel ametipostidel, erinevates funktsioonides, mõistame ja tajume seda vastutust, siis me saame jagada ka rolle ja funktsioone, kes mida teevad selle vastutuse realiseerimiseks. No, usun, et Narva Aleksandri kirik on päris hea näide nihkest mõtlemises, et ei meie ei klammerdunud ega ka riik ei klammerdunud, vaid koos otsiti lahendust ja leiti. Ja siin on muidugi sobilik mõelda nendele inimestele, kes tulid ja panid ka õla alla selleks, et kirik jääks kultuuri, sotsiaalse ja usulise funktsiooni kandjaks selles piirkonnas ja loomulikult ka eestluse kandjaks. Jah, eks me vahel kipume väga palju üldistama ja kui me nüüd vaatame iga üksikut paika, kus Luteri kirik tegutseb või kuhu kirikuhoone on rajatud, siis me näeme, et igale pool on oma kontekst ja see Narva kontekst samamoodi. Me pidime ju aru saama ja kõik me ju mõistsime seda, et linnas, kus umbes 3% elanikkonnast on eesti keelt kõnelevad ja kus ainsa kirikuhoonena on täna veel säilinud ja teda ka juba omajagu taastatud Narva Aleksandri kirik, siis selles kontekstis lõpuks tundus tõepoolest mõistlik ühiselt koos riigiga leida see lahendus ja tõepoolest ei ole võimalik isegi mitte üle hinnata seda panust, mida annetajad tegid, sest meil endal kirikuvalitsusena puudusid need vahendid, millega panustada isegi oma poole ostuhinnast. Ja see kõik tuli annetustest, aga mis tegi muidugi rõõmsaks on see, et annetusi tuli ka nii palju, et on võimalik ka nüüd just, kui see kirik on nii-öelda päästetud, ka leida või anda vahendeid selleks, et selle kogudusega nüüd tegeleda. Et nende inimestega nüüd tegeleda ja samas on kohti, kus me võime vaadata, kus me peame tegema võib-olla hoopis teistsuguseid otsuseid. Meil on Tallinna linnas üle 20 aasta vaidlus Niguliste kiriku küsimuses, kus ükski valitsus siiamaani ei ole julgenud teha ei tagastamisotsust ega kompenseerimise otsust, millele oleks eelnenud siis mitte tagastamise otsus. Ja meie oleme lõpuks kirikuna välja öelnud, et tehke üks otsus ja me siis kohaneme vastavalt sellele otsusele. Aga see on võimalik ainult olukorras, kus paaril ruutkilomeetril on 4-5 kirikuhoonet. Kui me oleksime sellises olukorras mõnes linnas, kus on ainus kirik, siis me võitleksime tõenäoliselt esmalt ja ainult selle nimel, et see kirikuhoone tagastatakse ja temast saaks uuesti kirikuhoone. Nii et igal pool on ise olukorrad, aga see tasakaal on muidugi oluline, millest sa ka rääkisid, et on hetki, millal tuleb tegeleda hoonega, mis on ka oluline, ja on hetki, millal tuleb keskenduda rohkem inimestele. Hea oleks, kui see tasakaal oleks kogu aeg stabiilne ja saavutatud, et me suudaksime nii selle välise, mis on ka väljendab pühadust ja sakraalsust meile, mis on meile oluline, et ka sellega tegeleda, aga loomulikult ka inimesega, kui Kristuse ihu tegeleda. Tundub, et see, mis toimus Narvas, on pikas perspektiivis inimestele kasulik. Ja see on kasulik ka nendele inimestele, kes seda kirikut tulevikus hakkavad omakorda kasutama nii sakraalruumina või kultuurilise ruumina, sotsiaalsena. Ja see paneb tõepoolest tänu tundma. Ja ma arvan, et Niguliste puhul tuleb ka leida see
õige lahendus, mis ei oleks seotud ainuüksi omandi küsimusega, kuigi ta on loomulikult selline uhke märk omandireformi lõpetamatuse kohta. Ei ole tegelikult kiriku jutt selle ümber, et see on meie oma, ärge seda puutuge, vaid see on pigem see, et leidkem see üksmeel ja kasutus ja tänu ja rõõm sellest, et meil on selline suurepärane kogu Euroopas unikaalne objekt, milles võiks ju olla hingehoiu funktsioon ja säilida kõik need funktsioonid, mis tänaseks on antud, nii et siin ei tohi kindlasti vastandada ei usulist intelligentsi ega kultuuriintelligentsi ja kui mõni pool seda teeb, siis see räägib pigem intelligentsi vähenemisest nendes gruppides või peades. Samas, kui teist korda ma nimetan sõna hingehoidja, paneb mõtlema see, et sa oled rääkinud ja sa oled elanud sellist tugeva juhi elu sellel aastal. Ma mäletan, kui me kunagi õppisime usuteadust ja veetsime mõned nädalad Ontikal, siis mina vaatasin just, et see noormees on küll üks hästi vaimne mees ja mäletad, võib-olla ma tegin ettepaneku, et läheme Saaremaale ja teeme ühe retriidi ja kogume väikese gruppi ja sellest ei tulnud küll midagi välja. Aga kas praegu tuleb välja sul retriit pidada, oma hinge eest hoolt kanda ja ka teiste inimeste hingehoiuga tegeleda, mitte ainult juhtimisküsimustega? Eks see on jälle selle tasakaalu hoidmise või otsimise koht. Ma sellega tuleb teadlikult tegeleda, ehk siis sellest hetkest, ja see oli märksa varem kui minu peapiiskopiks valimine, kui ma hakkasin teatud mõttes kalendri järgi elama, ehk siis minu tööpäevad täitusid kellaajaliselt teatud erinevate ülesannetega ja kohtumistega, siis ma nägin, et kui ma nüüd teadlikult ei hakka kalendrisse paigutama ka siis perega koos olemist ja iseenese vaimulikku toitmist, siis need kõik muud asjad lihtsalt täidavad selle kalendri. Ja ma olengi seda teadlikult teinud, ehk siis vastus on, et jah, ma leian selleks aega. Aga peapiiskopina pean ma leidma ka aega selleks, et luua võimalusi vaimulike hinge hoidmiseks, mitte ainult iseenese laadimiseks või oma perega koos olemiseks, vaid piiskop on ka hingehoidja. Karjane peab hoolitsema ka oma karja eest. Ja siin ma olen teinud nii-öelda esimesed sammud ja ma loodan, et ka piiskopid, kes on ametisse seatud, teised piiskopid meie kirikus, hakkavad teadlikumalt sellega tegelema. Mis ma siis esimese sammuna mõtlesin, et ma teen, on see, et ma käin külas või lähen, kuidas nüüd öelda, töövarjuks ühele vaimulikule tema koguduses tavalisel argipäeval ja ma teen seda igas praoskonnas ühes koguduses või ühe vaimulikuga. Ja ma olen nüüd jõudnud pooled praoskonnad poole aastaga niimoodi läbi käia. Ma olen leidnud siis pooltest Eesti praostkondadest ühe vaimuliku, kellele ma nii-öelda töövarjuks läksin. Aga see tähendabki seda, et ma veedan päeva koos oma ametivenna või ametiõega. Leian seal aega rääkida nii mureasjadest kui rõõmudest, nii koguduse kui tema isikliku elu puudutavatest asjadest. Ja see on selline päevakorra vaba ja lihtsalt olemine üksteise kõrval. Ja see on olnud minu enda jaoks väga kosutav. Ehk siis see oht, et siin Toompea kabinetis istudes sa võõrandud oma kogudustest, eks see oht on ikka olemas ja sellepärast tuleb ikkagi minna ja seal olla. Ja ma tahaksin seda küll jätkata, aga see on küll mitte maksimumprogramm, vaid ma näen seda alles praegu esimese sammuna ja see peaks muutuma samamoodi süsteemseks, nii nagu me peame hingamispäeva nädalas nii-öelda süsteemselt, et meil on üks päev või see aeg, millal me tegeleme vaimuliku toidu siis manustamisega, et ka
hingehoid, vaimulike hingehoid ja pastoraalne toetamine oleks selgelt regulaarne süsteem. See on minu soov. Kahtlemata on see sinule selline kalendri vaba päev ja võib-olla pingevaba päev, aga kas see alati on ka sellele vaimulikule, keda sa külastad, et toimub see ootamatult? Ei, see ei toimu ootamatult, see on kokku lepitud varem. Ongi öeldud, et ei mingeid puhpilliorkestreid ega pidulikke vastuvõtte, et ei pea oma päeva üldse ümber korraldama ja see on olnud väga huvitav. Olen sattunud, kui see on olnud esmaspäev, olen sattunud nii-öelda vaimuliku enda puhkepäevale, kus ta ei olegi võtnud ühtegi muud tööülesannet. See on võimaldanud rohkem siis silmast silma vestlust arendada, jalutada kihalkonnas ringi, näha seal paiku. Aga olen sattunud ka siis päris, kuidas nüüd öelda, töisele päevale, kus olen koos koguduse õpetajaga külastanud vanadekodu, haiglat pidanud vanadekodus koos temaga jumalateenistust, kodusid külastanud, nii et iga kohtumine on isemoodi. Aga mõte ongi olnud see, et mitte midagi erakordset sellel päeval ja eraldi korraldamist, vaid peapiiskop tuleb ja mitte kui peapiiskop, vaid kui vaimulik vend ja need on olnud suurepärased hetked. Muidugi oleme võimaluse korral astunud läbi koolist, rahvamajast, vallamajast, kohtunud seal inimestega, volikogu esimehega või vallavanemaga või koolidirektoriga või muuseumi juhatajaga, et tõepoolest seda kogukonna mõõdet paremini tajuda. Ja teinekord on see ka abiks sellele vaimulikule. Mõni teema, mis on jäänud kuidagi kriipima suhetes kohalikul tasandil, on võimalik võib-olla selgeks rääkida ka minu kaasabil paremini. Ja need on olnud kõik ääretult positiivsed kohtumised. Millal me läheme külastama mõnda vanglat? Ma mäletan, et mitte, et ma just otseselt ise mäletaksin, aga nii Kaia kiriku kuhul pandi piiskopidele selline ülesanne. Aga see on kalendri küsimus, ütled ma, kokkuleppimise küsimus. Ehk siis ma olen väga avatud selliste kohtumiste jaoks väga erinevatega. Ma ise initseerisin oma ettepanekul ju kohtumise kõigi meie parlamendi erakondade fraktsioonides, mis oli ka suurepärane, minu jaoks väga positiivne kogemus. Erakonnad on erinevad, fraktsioonid on erinevad juba lähtuvalt sellest, et osa on suuremad, osad väiksemad. Osa inimesi on mulle endale tuttavad, teised on võõrad, aga need kohtumised olid väga positiivsed. Ja ma usun, et need loovad seda pinnast edasiseks koostööks, just nimelt selliseks avatud ja positiivseks koostööks. Ja kui nüüd erakonnad on niimoodi juba kohtumiste kaudu läbi käidud ja külastan vaimulikke, miks mitte siis ka vanglaid või teisi asutusi, koolidega ma olen ise olnud oma elus päris tihedalt seotud koolitööga ja see on mul südamel. Ehk siis minu jaoks ei ole kirik asi iseeneses, vaid ta on osa ühiskonnast ja võib-olla sellised kohtumised aitavad ka inimestel, kes igapäevaselt kirikuga kokku ei puutu, mõista seda, et kirik on osa toimivast ühiskonnast ja tal on seal samamoodi oma roll täita. Ja väga oluline osa toimivast ühiskonnast on perekond. Kuidas sinu pere on üle elanud selle, et sul on nii palju vastutust ja nii vähe aega? Minu perega on olnud see õnn või võib-olla mõni peab seda õnnetuseks, aga meie oleme ise tajunud seda õnnena, et me hingame tõepoolest ühes rütmis juba sellepärast, et minu abikaasa on olnud kogu aeg ka ise väga tihedalt kirikuga seotud või kirikutööga seotud. Ka nendes kogudustes, mida ma olen teeninud, on tema olnud alati ka kas siis lastetöö tegija või ka koguduse kantseleis ametis. Ehk siis ta on olnud koos minuga selles teenimistöös.
ja loomulikult, kui meile sündis tütar, siis on ka tütar meil igal pool kaasas, me võimalikult palju oleme teda võtnud kaasa nii Eestis kui ka välismaal erinevatele kohtumistele, ta on, ja rääkimata siis pühapäevasest kirikus käimisest, et me hingame ühes rütmis, mis tähendab seda, et me tegelikult, ma tean, millega minu naine täna tegeleb, millega mina tegelen, on temale teada ja me jagame oma elu ja tegemisi ja see on muutnud küll meie elu selliseks ühes rütmis käimiseks, ühes hingamiseks ja see kergendab küll nii minul oma ülesandeid täita, kui temal täna Tallinna Toomkooli direktori rolli täita. Seda enam, et meie laps käib ise seal koolis, nii et ja ma olen ka ise selle kooli üks asutajaid. Nii et ma arvan, et me võime küll öelda, et me oleme õnnelikud selles, et meie igapäevane elu, see kattuvus, kus me täidame oma päevi erinevate ülesannetega, see kattuvus, kus meie ülesanded puutuvad kokku, on nii suur, et meil ei ole nagu paralleelsed elud, vaid meil on üks elu. See on hea tunnistus. Kas teie peres on ka muusikat? Meie peres on muusikat läbi meie tütre, kes õpib klaverit, läbi minu abikaasa, kes on ka ise klaverit õppinud ja on ka selline igapäevane muusika, on see siis söögilaul või pühade ajal ka mõnede laulmine. Et nii palju on seda muusikat, aga see ei ole selline professionaalsel tasemel, keegi meist ei tegele igapäevaselt muusikaga, aga see on seal olemas. Kuidas sa hindad selliseid suuremaid rahvakogunemisi, nagu nüüd on hakatud Eestis läbi viima suuresti kolmanda sektori ehk vabakonna eestvõttel? Me oleme ka vabakonna üks osa ja võib-olla mõnes mõttes nii vabad, et meid ei taheta isegi tunnustada selle osana. Aga näiteks Arvamusfestivali päevad on need sulle ka olulised olnud ja... Ma olen alati olnud natukene ettevaatlik kampaania ürituste suhtes ja seepärast olen ma olnud natukene reserveeritud ka Arvamusfestivali suhtes alguses. Just nimelt sellepärast, et minu jaoks on oluline, et ma saan oma arvamust avaldada kogu aeg. Ja ma olen partner, ükskõik kes see seal teisel pool on see riik, on see kohalik omavalitsus, on see mõni ettevõte või tavaline inimene, et ma olen tõsiselt võetav, et minu arvamus on tõsiselt võetav ja sellega arvestatakse või vähemalt see kuulatakse ära ka kogu aeg, mitte ainult festivalide raames. Aga ma olen näinud, et Arvamusfestival on saanud sellise kõlapinna ühiskonnas, kus ma olen näinud muutumist, ehk siis ta ei ole enam niivõrd kampaania korras tehtav üritus, vaid see on läinud laiali ka päris väikestesse kogukondadesse, kus midagi sellisel mikrotasandil arvamusfestivalide näol korraldatakse. Ja selles suhtes mulle väga meeldib see, et on võimalus rohujuure tasandilt tulla oma arvamusega ja seda esitada ja seda kuuldakse. Kas ka kuulda võetakse, on juba ise küsimus. Ka Arvamusfestivalide puhul on öeldud, et kõik see, mis on välja käidud, ei ole jõudnud alati otsustajate otsusteni või otsustesse. Aga ma arvan, et sellega tuleb igal juhul jätkata. Aga see on ka tõsi, et kirikuna ma olen ise või kiriku esindajana ma olen ise tajunud küll seda, et meid aeg-ajalt unustatakse ära. Seal ei ole niivõrd pahatahtlikkus kui see, et meid võib-olla lihtsalt ei panda tähele. Ja kellele seda saabki süüks panna, kui me ise oleme nii tähelepanematud või tähelepandamatud. Järelikult me peame ise rohkem oma arvamust avaldama ja olema kohal nähtavamad
siis hakatakse meiega ka arvestama. Et me peaksime olema oma inimestega koos. Kui nad on arvamusfestivalil, siis arvamusfestivalil, kui nad on pühas kirikus, siis kirikus ja kui nad on tänaval, siis ega me peaksime ka tänaval märkama, et tegemist on inimestega, kes meile vastu tulevad, mitte riidepuude või mundritega. No, meie ülesanne on ju teha seda, mida Kristus tegi. Olla seal, kus inimesed on ja mis see muu saabki meie jaoks oluline olla. Teenida inimesi seal, kus nad on ja kui see on arvamusfestival, siis ta on seal ja kui see on mujal, siis on mujal. Üks oluline inimene Eesti jaoks on Eesti Vabariigi president. Tänavu valitakse Eesti Vabariigi president, kus see siis ka ei toimuks, parlamendis või valijameeste kogus. Kes see on? Minu jaoks on oluline, et president näeks ka kuni rohujuure tasandini. Ja loomulikult mulle kiriku juhina on tähtis, milline on presidendi suhtumine kirikusse. Ja eks see paistab üsna varsti välja, sest on teatud üritused, kus me kohtume ja eks see, milline saab olema uue presidendi suhtumine vaimulikesse asjadesse, ka kiriklikus mõttes vaimulikesse asjadesse, see tuleb peagi välja. Ma tahan, et see inimene oleks inimene, kes suudab rahvaga samastuda ja samal ajal rahva eest seista, kui vaja on see siis rahvusvaheline tasand ja riigi eest seista, aga ta peaks olema ühes rivis koos rahvaga, mitte näoga rahva poole, vaid rahva hulgas. Ja kus selline inimene on olemas, ma usun, et on. Mul on kodus üks pilt, mis mulle kingiti päris paarikümne aasta eest, kui ma alustasin Peetri kirikus. Ja see on Kristuse nägu, mis moodustub inimeste nägudest. Ja mida selgemini me hakkame seda Kristuse nägu nägema inimestes meie ümber, seda selgemaks saab meie süda. Ja seda selgemaks saavad meie oma silmad, nägemaks seda imeilusat maailma tegelikult, seda ilusat Eestit ja ka seda, mida meie võime selle pildi veel ilusamaks ja paremaks tegemiseks teha. Kui me nüüd lõpetuseks mõtleksime ka eelolevatele aastatele, siis kas sul on ka mingisugune pikaajaline programm 10 aasta tagant, milline võiks olla Eesti ja Eesti kirik ja mida sa ootad järgmiselt aastalt? Järgmine aasta peaks tooma meile kiriku seadustiku muudatused, mis on aluseks siis järgnevatele arengutele ja see on ka osa meie nõnda nimetatud strateegiast. Ehk siis, kui riik on tegemas riigireformi või haldusreformi, siis ma usun, et ka meie peame vaatama oma kiriku struktuuri üle selle pilguga, kas see pintsak, mis meil seljas on ilmselt jäänud meile juba liiga suureks, tuleb kohanduda oludega ja selleks on vaja teha mõned muutused. Ja eesmärgiks on ju see, et inimesed saavad teenitud seal, kus nad on, hoolimata sellest, milline see struktuur on ja see struktuur peab toetama inimeste teenimist. Ja need on lähiaastate kindlasti väljakutsed ja küsimused. Võib-olla need jälle iseenesega tegelemised, aga ma loodan, et nad loovad eeldused selleks, et me saaksime paremini inimesi teenida ja loomulikult teeme seda Jumala palge ees ja tema volitustel teenides läbi inimestega Jumalat. Aitäh, peapiiskop Urmas Viilma. Lõpetuseks, kas klaas on pooltühi või pooltäis? No mina olen selline pooltäis mõtlemisega inimene, ehk siis püüan leida alati lahendusi, kui on tupikusse jõutud ja vahel on selleks vaja käed kokku panna ja palvetada ja küsida tarkust. Enamasti on hea nõu tulnud ruttu. Aitäh! Aitäh!